Käes on suvehooaeg ja ühe tihemini ilmuvad meie ekraanile kaadrid mittepeatumistest ja tagaajamistest. Ka selles videos näitame teile juhtumit, mis toimus möödunud kuus Narva linnas, kus alaealised püüdsid politseipatrulli eest põgeneda. Kindlasti on see video läbi käinud kogu Eesti meedia, kuid meie otsustasime saada kommentaare, kuidas asjad tegelikult olid. Kommenteerib Narva patrullteenistuse juht Aleksander Urb. 9. aprilli varahommikul märkas politseipatrull Narva linnas sõiduautot Volkswagen Passati, mille sõidustiil tundus politseinikele olevat kahtlane. Nad otsustasid sõidukit kontrollida, andsid sellele peatumismärguande, mida juht eiras ning hakkas kiirendama ja reeglid rikkudes üritas eest ära sõita. Loomulikult algas taga ajamine, millega olid kokkuvõttes tegelenud 4 politseiautot ja selle tagaajamise lõpuks osutus see, et politseisõiduk tõukas seda mitte peatanud Volkswageni teelt välja ning selliselt takistati tema edaspidist sõitu ja teiste liiklejate ohtu seadmist. Kas autos viibinud isikud olid turvavöödega kinnitatud? Ei, kahjuks kõik 3 sõidukis viibinud noorukid, seal olid meil alaealised, ei olnud turvavöödega kinnitatud, kuid õnneks see asjaolu ei tinginud seda, et nad said kuidagi tõsised vigastused. Et küll kutsuti sinna sündmuskohale ka kiirabi, kes vaatas neid isikuid üle, aga neid lasti pealest vaatlust kodusele ravile. Mis oleks teie sõnum enne suve liiklejatele? Ka väga tõsise paragrahvi rikkumise eest ehk peatumismärguande eiramise eest. Et minu sõnum ühiskonnale on selline, et juhul kui sõidate mingisuguse transpordivahendiga, olgu see mootorratas või sõiduauto, ja kui te olete mingit reegli rikkunud, te teate seda. Te ilmselt teate ka seda, et rikkumisele järgneb ka mingisugune karistus. Et siiski olge natukene julgemad ja vastatage oma selle teo eest. Ei ole mõtet